Tere! Ja 6.9 deklaratsioonid ja sellest tulenevad ka erinevad maksud. Et ma loodan, et tegelikult maksude teemade kulude peatükis saite nagu sotti enda jaoks, et mis kuluga võib mingi maksukohustus tekkida ja mis piirmääradest me räägime seal juures, kui tekib maksukohustus. Ja eelmises peatükis käibemaksust ma loodan, et saite aru, et mis on käibemaksuga seotud kõik asjad. Et ma loodan, et maksude teema on teil juba korras või selge. Nüüd me lihtsalt tegelikult räägime natukene üle, et kuidas seda praktiliselt tekitada või deklareerimised, mis deklaratsioonid on, mis kohustused sul üldse nagu riigi ees on. Et ja me lähme ka e-maksuametisse, võime nagu sisse minna vaatama, proovime nüüd sisse ka minna sinna vaadata, et mis seal tegelikult toimub, millise kujul ta on. Minu jaoks on ta kindlasti sihuke harjuvuspärane keskkond, kus ma toimetan ja samas ka ta tegelikult on praegusel kujul väga palju muutumas. Et nad IT-arendus on neid nagu tohutu praegu taga ja järjest rohkem igasuguseid nüansse ja keskkondi sinna juurde tuleb. Et see, mida te siin näete, on üks versioon ja võib-olla reaalselt, kui te kasutama hakkate, on mingid nüansid juba muutunud, et olge valmis selleks. Kui midagi segadust tekitab, siis tegelikult infotelefonil on täiesti mõeldud selleks, et inimesed helistaks. Järgmisest loengus ma just räägin ka sellest poolest, et mis roll meil infotelefonidel on. Nii. Ma võtan praegu siis endale ka selle ette ja vahepeal ma siis teen ekraani jagamise, et teil oleks nagu parem ka näha, millest ma räägin. Nii, põhimõtteliselt meil on kolm asja, mille me peame tähelepanu pöörama. On käibedeklaratsioon iga kuu 20. kuupäevaks on ju ja on TST ehk siis tulumaksu sotsiaalmaksustatavate tehingute deklaratsioon iga kuu 10. kuupäevaks. Et need on nagu kaks põhilist deklaratsiooni ja seal juures on siis infid. Need on informatiivsed, nagu nimigi ütleb, informatiivsed deklaratsioonid. Enamasti on kas siis 1. veebruariks või siis 1. juuniks, et need tähtajad on tegelikult olemas ka Maksuameti esilehel kohe jooksevad, et maksukalender, sealt sa näed kohe ära, et kuna mingit asja tuleb esitada ja samas igal pool ka jookseb nagu meediast läbi, et see aeg, tähtaeg läheneb ja nii edasi nendel kord aastasse infidel näiteks. Need infid on nagu nimigi ütleb informatiivsed, et sul nagu maksukohustust otseselt nendega ei kaasne, aga sa pead andma infot selle kohta, kas ja mismoodi sa mingeid maksuvabastusi põhimõtteliselt laiendatult võib nii öelda, oled kasutanud selle aasta jooksul oma ettevõttes. Nii. E-maksuametiga liitumise juhend on siin, on ju. Et olemas teil, ma ka lähen sinna. Ja jagan teiega ka seda ekraani. Kuhu ma nüüd satun. Ja, ma arvan, et oleks huvitav. Et tegelikult koht, kuhu mina tavaliselt login ennast ongi EMTA ehk siis Eesti Maksu- ja Tolliamet.ee. Ja nagu sa näed, sisenen e-maksuametisse e-tolli. Nii. Siis tuleb selline nagu autentimise viisid, valitsid sobiva, mina kasutan ID-kaarti. Tean, et põhiline on praegu ka ikkagi nagu see mobiili-ID-d ja smart-ID-d, aga ma olen kuidagi oma ID-kaardile truuks jäänud. Nii. Ja kui me oleme sisse loginud, siis põhimõtteliselt
et siis sinul on esialgu veel ainult see erakliendina Triin Raudaja või sinu nimeline, vabandust, mitte minu nimeline sisenemine. Et selleks, et sul tekiks see esindaja vorm juurde, siis sa pead sisenema minu teada eraisikuna. Vaatame, kas me leiame üles. Ma tean, et muutsid seda alles nüüd. Nii. Ja vaata, päringute all ei ole. Minu päringute all te tegelikult saate ka jälgida seda poolt, et mis teil toimub seal sotsiaalmaksustatava poole pealt, kas teie tööandja on õigesti deklareerinud asju, et siin on minu töötamised ja sotsiaalmaksu ja need andmed näiteks. Aga proovin ikka õige kohaga leida. Et kus on, võt siin, seaded ja pääsuõigused on see uus asi. Pääsuõigused. Ja siia tuleb, et seda sa saad alles siis teha, kui sul on ametlikult ettevõtte konto ära registreeritud. Siin ta viskabki, me peaks viskama sellesse uute keskkonda. See on täiesti siuke uus. Ja siia lihtsalt tulebki nagu siit ülevalt esindajate pääsuõigused valida. Ja uus pääsuõigus. Ma arvan, et mul peaks olema siin midagi juba. Töösõnaga siit tuleb nagu endale luua see konto. Ma ei saa siia luua sellepärast, et mul on juba kõikidel ettevõtetel olemas. Ja siin tegelikult ka pärast lähen tagasi sinna enda ettevõtte kontole. Nii, rolli valiku. Nii. Et siia siis tulebki esindamise juhendi järgi mingi sinna praegu ära. Kui teil on ettevõtte asutatud juriidiline keha olemas, siis te saate siia nagu logitada korraks, et e-maksuametist välja ja uuesti sisse logides ta peaks andma juba teile 2 valikut, kas esindajana või eraisikuna. Nii, sisenen siia ära. Ja siis teil avaneb selline ja seaded all tegelikult täpselt samamoodi saate teha pääsuõiguste all raamatupidajale ligipääsu. Võime seda teha. Mul ei ole kellegiga teha tegelikult seda. Aga põhimõtteliselt te saate siia ligipääsu endale teha. Raamatupidaja pakett on see, mis on nagu oluline saada endale sinna. See võimaldab palju asju. Ja nagu te näete, siis see e-maksuamet näeb välja selline. See on üleval siin erinevaid variante, aga siin on ka sellised nagu kiirviited. Siin ongi näha käibedeklaratsioon, tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon, pangakontod, viitenumbrid ja inf. Ja siin on ka tegelikult näha sul need jooksvad kohustused. Mul õnneks praegu ühtegi kohustust ei ole ja ettemaksuga ei ole riigile, nii et veab mul. Ja registrid, kui me räägime ka registritest, siis tegelikult siin on käibemaksu kohustuslase register, kus sa saad teha avaldusi ja nii edasi ja töötamise register, kus sa saad siis oma töötajad ära registreerida. Seda me teeme ka, näitame natukene ka järgmises loengus. Nii, ma mõtlen, kas teil on nüüd, ja kui me vaatame deklaratsioonid, siis ongi siis DST, kohalikud maksud on ka Tallinnas vist oli see, kas ta nüüd reklaamimaks Tallinnas on siin olemas ja müügimaks Tallinnas. Siis käibedeklaratsioon VD, mis siis nagu ma seletasin eelmises loengus on see ühendussisese müügi puhul Euroopa Liitu, infdeklaratsioonid
siin ilusti näha. Ja siin on hasartmängud ja nii edasi, et tegelikult need siin tagapool ei puutu väga tavaliselt mikrosse. Et üleval puhul on nagu teema, mis sind puudutab. Nii. TST on alles nüüd muutus. Muidu oli see, et TST pidid isegi nulliga esitama siis, kui sa oled käibemaksukohuslane. Nüüd ei pea nemad ka nulliga esitama, et enam ühtegi nulldeklaratsiooni esitama sa ei pea. Ehk siis TST-d sa deklareerid ainult siis, kui esitad siis, kui sul on midagi deklareerida. Ja järgneval kuul me teeme seda. Et sealt siis tulebki ära deklareerida, nagu teil juhend ka ilusti räägib, on ju, füüsilisele isikule tehtud töö eest ehk siis ka sihuke või teenuse eest. Seal on siis töötasud, kõik töötajatega ja personaliga tehtud nii-öelda tehingud ja ka renditulu kulu. Kui sul on eraisiku käest renditud mingi pind, siis sina pead arvestama tema pealt saad tulumaksu ära juba. Dividendid, omakapitali teemad ja seal juures TST-l on ka kohe üks inform, mis veel täpsustab seda dividendi väljamaksmise osa, kellele täpsemalt mis isikukoodiga ja mis summas. Nii. Et põhimõtteliselt siin ongi nagu hunnik. TST on suhteliselt sihuke nagu põhjalik deklaratsioon, et kui ma võtangi selle TST ette, siis käsitsi on suhteliselt keeruline seda teha, mulle tundub. Ma isegi ei tuleks selle peale, et käsitsi seda teha, et ma näitan ka siin, et võtame nüüd järgmise kuu ette, juunikuu. Näiteks siin ma valin ära. Antud juhul mul teeb programm selle kõik ära. Mul ei ole nagu vajadust üldse siin nagu möllata. Aga muidu ta reaalselt ongi nii, et mul on täidetud see lisa 1. Kus on siis isikukood, väljamakse liik paigas. Siin ma saan valida päris palju. Kas mul on tööleping? Kas mul on võlaõiguslik leping ehk siis töövõtu või käsundusleping või mul on juhatuse liikme leping, haigushüvitis, et kui need 3–5 päeva on vaja haigushüvitist maksta töötajale, need on siin, sambali sissemaksed, kutsehaigused, hüvitised, renditulu ning litsentsitasu. Siis on lähetuskulud, on ju, abikaasatasu, intressid, eluruumi üüritulu. Et siin on nagu päris palju nagu siukseid valikuid, on ju, et siis sa peadki nagu ära selgitama, mis tulu on, mis väljamakse summa on bruto tavaliselt, kas kasutatakse maksuvaba tulumaksuvabastust või mitte ka. Mis residendiga on tegemist, nii-öelda riik, sotsmaks, kas on haigekassa vaja, kui on vähem makstud välja, kas piirmäärast juurde arvestatud sotsmaksu, siis siia tulebki siis sotsmaksu, ma näitan näpuga, vaata, et ei näe, kiirega näitama sotsmaksu rida, palju tuleb maksta kogumispension, töötuskindlustus, jah. Siis üks on siin tööandja, teine on töötaja oma, siin on tulumaks ja nimi. Et noh, iga isiku lõikes tuleb siia siis eraldi rida. Kui me lähme lisa 2 peale, lisa 2 tähendab, siia tuleb siis deklareerida nende töötasud, kes ei ole Eesti residendid, enamasti siis näiteks ukrainlaste, kui võõrtööjõudu kasutad. Samamoodi, täpselt sama vorm. Siis siin on jälle mitteresidentide oma, erisoodustused on see kõige popim teema. Et eluasemekulude täielik või osaline katmine on ju. Et
siis kui sa oled nagu, seal oli erisoodustuse vabad olid see 100 ja 200 eurot on ju eluasemekulud, kui on kaugtöö ja ei ole registreeritud lähemale elukohta töötajal, et siis on maksuvaba. Kõik, mis muidu on, läheb siia alla. Isikliku sõiduautos töösõitudeks kasutamise eest hüvitise maksmine üle piirmäära. Ehk siis ainult selle üle piirmäära olev summa läheb siia. Tööandja sõiduauto kasutada andmine selle mõtte seotud tegevusteks on ju. Siin ongi see kilovati maksumus, et arvutadki välja, palju sul on kilovati järgi see summa ja siis ta arvutab välja ise maksud. Paned see summa siia. Ja siin ongi erinevad muud soodustused töötajatele või siis ka juhatuse liikmetele. Et kõik, mis sa annad soodsamalt on ju. Nii, kõik hüved, mis on töötaja saanud. Kulutused töötajate tervise edendamiseks on siin, aga üldiselt tegelikult mina teen nad eraldi infis, sest siin on tegelikult mõeldud ikkagi, mis läheb erisoodustusena kirja. Et kõik, mis on nagu erisoodustusena, ehk siis maksu alla lähevad sinna, kõik, mis on maksuvabad mingil piirmääral, need peaksid siia minema. Mina siia nagu otseselt neid tervisekulusid ei pane. Et aasta lõpus ma panen ta koondina kokku. Nii, vaatame siit edasi, mis siin ka. Nii, kus meil veel siin oli, jääme pooleli. Kingitused, annetused ja vastuvõtukulud. Kingitused. Siia. Et täpselt samamoodi vastuvõtukulud ma olen teinud siia niimoodi, et seal on arvuta ümber, et ma olen üldiselt nad deklareerinud aasta viimasest, siis ma ei pea ümber need muutma. Täpselt samamoodi siin viimane on siis nendele kingitused ja annetused, kes on tulumaksusoodustuse nimekirjas, ehk siis mittetulundusühingud, kelle eesmärk on heategevus. Nii. Ettevõtluse ja põhitegevuse mitte seotud kulud ja muud väljamaksed. Et see on nagu üldiselt, siia teil ei tohiks olla asja. Pistist ja altkäemaksu, ma ei tea, kas siin deklareeritakse siin või mitte. Kui maksuamet selle avastab, siis loomulikult tekib ka su kohustus see siin deklareerida, sunnirahad ja nii edasi. Aga see on see koht, kus kui sa kogemata või sihilikult, ma ei tea, jätad maksukohustused maksmata, sul tuleb peale intress. Siis see on ettevõtlusega mitte seotud kulu, ehk siis ta automaatselt ütleb, mis summa siia kirjutada ja arvestab ise ära erisoodustusega ja selle tulumaksu. Ehk siis maksuameti puhul lisaks intressidele sind karistatakse veel omakorda ka maksudega. Nii et ei tasu võlgu olla maksuametile. Dividendi puhul, nagu näete, ongi siis siin ka kes ta korraks viskas mingi kahtlase asja, et hoopis teise ettevõtte oma. Et dividendi puhul siin ongi see oluline, et siis näiteks maksta nendele 10, ma ei hakka vist näppima seda, 10 000 eurot välja, siis ta tegelikult arvutab välja, palju ma tulumaksu pean maksma ja infi puhul ma pean automaatselt kohe siia juurde ka tegema infi.
kus ma panen oma, kellele see dividend välja maksti, tolle isikukoodi. Kui lisa 1 on enamasti raamatupidamisprogrammis automaatselt tehtav asi, siis kõik muud üldiselt me teeme käsitsi. Et nii on. Ma usun, et teist saite siis nagu ülevaate enda jaoks. Ja ärge muretsege, ma näitan, kuidas seda nagu raamatupidamisprogrammis ka teha. Nii, inf-deklaratsioonid siis, nagu te näete, on siis siin eraldi. Nii, lähme siin infiga. Teiste igasuguste deklaratsioonide esitamisel on alati juhendid ka juures Maksuameti kodulehel, kuidas neid täita, kõik asjad alati võite infotelefonidele helistada ja küsida, kui kuule, et viskab selle vea teate, kuidas ma seda näidan. Mul just oli see dividendi poole pealt, et see oli see hull seaduse muudatus ja tal läks madalama maksumääraga dividendimakse, et see on omaette ooper, kuidas seda deklareerida. Nii et nii on. Ja siin on siis ka see VD, VTP ja VDA. Kui sa jääd hiljaks, siis põhimõtteliselt või tahad midagi muuta, siis on lihtsalt VTP. See keskkond käib ja deklaratsiooni juures. Appi ma panen kinni, ma tahan nüüd uuesti tagasi minna. Nii. Kus ma pean tagasi? Ajalugu viimati sul. Nii. Yes, sain tagasi. Ma tahtsin tegelikult info teile näidata. Info. Nii. Infid on siin. Deklaratsioonide juures ka. Nii. Aga hakkame järjest pihta, siis te saate aru, mis on. Inf 2, siis on eluaseme laenude intresside deklaratsioon. Inf 3, koolituskulud. Siin on tegelikult need, kes on EHIS-es ehk siis Eesti hariduse infosüsteemis või kutse- või kõrgharidustaseme õppes. Nemad saavad ainult seda infi registreerida, teha. Et siin läheb siis selle nii-öelda, mul on huvikoolid laste omad olnud, et lapse isikukood, see, kes maksis, tema isikukood ja summa, kui palju on üle kantud selles konkreetses aastas. Muidu see sind ei puuduta. Nii, Inf 4 on see, et kui sa oled annetanud mingit raha tulumaksusoodustusega asutustele, et siin pead eraldi selle tegema. Inf 5 kogumispensioni teema. Inf 6 vabatahtlik pensionifondi makse ja Inf 16 füüsilistele isikutele makstud intressi ja kindlustushüvitise deklaratsioon. Siin ongi krediidiasutused ehk siis põhimõtteliselt nendest infidest väga mitte midagi, kui sa ei ole nagu huvikool või ei tea annetusi või krediidiasutus, siis siia sa ei puutu. Aga vaatame edasi järgmise info. Nii. Inf 9. Mina reaalselt alati vaatan, mul ei ole isegi need peas, nii et ma vaatan nad selle järgi üle. Nii. Kohustust ei ole, ma tahan teada, mis see Inf 9 on. Inf 9 on meil MTÜ-d peavad ainult täitma, kes kuuluvad sinna nimekirja, on ju. Nii, Inf 12. Ka intresside teema on ju. Et nii, Inf 14.
ja INF 17. Ühesõnaga INF-idega ka sul ei ole nagu midagi hullu. INF 14 on siis põhimõtteliselt ainukene, mis siis puudutab sind just selle poole pealt, et isikliku auto kasutamine. Nii, INF 14. Vaatame, ma näitan ka teile seda. Aasta, miks mul nii, ütleme 2018 või? Kvartal 4. Mul peaks tegelikult olema midagi siin täidetud ka, ma tegin. Nii, ja. 1. veebruariks siis sul on valik, kas sa teed seda nagu iga kvartal, aga võib ka nagu kord kvartalis teha. Et ilmselgelt on siis minul isikliku autokompensatsiooni väljamaksed tehtud aasta lõikes. Osa ühes sa saad selle ära teha. Nüüd tead mu isikukoodi ja palju ma maksin ja mitu kuud on vaja. Osa 2 on koolituskulude katmine ja hüvitamine. Just siin on mõeldud tegelikult tasemeõppe teemat ja tervise edendamine. Et siin te näete, et see on nagu kulud kokku, summa ja töötajate arv. Et on oluline, siis, nagu ma kuludest rääkisin tervise all just seda, et sul on oluline, et see oleks võimalus kõikidele, nii juhatuse liikmetele kui ka töötajatele. Ja sul on oluline, et sa teaksid, kui palju tegelikult inimesi kasutab, mil määral, et see 400 eurot aastas on ühe inimese kohta maksimum, mis on maksuvaba, rohkem võib ka alati, siis ta on erisoodustus. Ja mul siis ongi siis, kuna ma olen iseenda üksi, siis 181 eurot ja ühele inimesele, nii et ma põhimõtteliselt pool sellest ära kasutasin, mis mul oli võimalik. Nii. 4. osa ongi siis see, et laenude arvestus, et kui ma olen ettevõttest andnud ja tagastanud laene, et siia siis saab selle kirja kõik panna. Nii. Ega INF 14 on põhiline, INF 1 ja muud nagu väga ei olegi. Nii. Et tegelikult meil riigi ees ongi suhteliselt vähe kohustusi, mulle tundub tegelikult. Et sul ei ole nagu otseselt hullu. Et sa peadki meeles pidama siis seda, et kui sa oled käibemaksukohuslane, siis sul on kohustus käibemaksu deklareerida iga 20. kuupäevaks, kui sa teed mingeid väljamakseid või on tegemist erisoodustuste ridadega, siis järgneva kuu 10. väljamakse kuu järgneva 10. Ehk siis, kui me võtame tööle inimese jaanuaris, talle maksame veebruari alguses palga välja jaanuari töö eest, siis alles 10. märtsiks me peaksime deklareerima selle töötasu, mis me tegime talle veebruaris väljamakse. Et DST käib väljamakse kuupäeva alusel deklareerimine, et see on üks põhilisemaid vigu, mis tehakse ka DST deklareerimisel. Ega muid kohustusi ei ole. Majandusaasta aruande on ka, see on ka kohustus. Et ega tegelikult rohkem nagu sihukest kohustust teil riigi ees ei ole. Et need deklaratsioonid tuleb lihtsalt õigesti ära teha ja infid, nii-öelda see isiklik auto kord aastas ära teha ja tervisekulud. Et nii ongi. Ma ei oska tegelikult siin deklareerimise poole pealt rohkem midagi rääkida. Et pigem me vaatame nüüd järgmises blokiski, et kuidas nagu enda raamatupidamist korraldada ja mis võimalused tegelikult teil reaalselt on seda teha. Antud juhul ma kasutan Meritit, kuna ma ise kasutan igapäevaselt seda. Aga
ettevõtja portaal ja Eesti poolt on e-arveldaja näiteks üks võimalus. Ja neid on erinevaid. Smart Accounts on üks, mida mul kliendid kasutavad, keda ma nõustan. Et tuleb lihtsalt enda jaoks validagi siuke nagu usaldusväärne raamatupidamisprogramm. Aga kohtume juba tegelikult raamatupidamise praktilise korraldamise peatükis. Ja ma loodan, et te saate nagu selle tänase video nagu eesmärk on ikkagi teid nagu maha rahustada, et tegelikult mulle tundub vähemalt, et mitte midagi hullu ei ole. Võib-olla teil, kui te siin järjest neid raamatupidamisblokke vaatate, et appikene, kuhu ma ennast olen sidunud. Aga tegelikult see ei ole nagu mitte midagi hullu. Et see hull asi on pigem need otsused, mida sa juhina pead võtma, et mis on kulud, mis on tulud, mis on käive, et need asjad enda jaoks lahti mõtestama. Aga see reaalselt nagu see deklareerimise või see protseduuriline asi on Eestis, mulle tundub väga lihtsaks tehtud, et sul ei ole vaja nagu ja abi on sul igalt poolt võimalik saada infotelefonidest, asjadest, et sul ei ole vaja siin nagu hullult pingutada, et kõik nagu see IT-lahendus juba nagu toimib ja töötab ja areneb pidevalt, et vastavalt selle seaduse muutusele ka alati. Aga kohtume siis raamatupidamise praktilises korraldamise loengus ja andke tagasisidet ka täna selle lühikese loengu kohta, et mis põnevat te siit õppisite ja mis uut teada saite. Ja algab kohe viimane raamatupidamisploki loeng. Ongi varsti lõpp raamatupidamise. Juhu! Tšau!